koolinoorte arhitektuurikonkursi huvilised. Tänases videoloengus tutvustame teile teemat mõõdud ja meeled, mis on väga oluline osa ruumi planeerimise juures. Konkursi kontekstis tuleks eelkõige mõelda sellele, kuidas on teil valitud jooniste mõõtkava ja milliseid meeleolusid me saame ruumi lahendusega esile kutsuda. Mõõtkavasi on olemas erinevaid, on näiteks olemas arvmõõtkava, võrdlusmõõtkava ja joonmõõtkava. Aga need kõik näitavad seda, kui mitu korda on siis paberil seda tegelikkust vähendatud. Ja enne, kui me lähemegi edasi meelte juurde, siis teeme läbi ühe väikese ülesande nimega 1 meeter. Selle jaoks ei ole vaja muud kui ühte mõõdulinti, mis oleks vähemalt 1 meetri pikkune. Ja ülesande eesmärk on siis see, et igaüks näitab oma kätega või siis näiteks jalgadega, kuidas võiks 1 meeter nende meelest siis välja näha. Ja sinu kaaslane või õpetaja saab selle mõõdulindiga ära mõõta ja saate siis omavahel võrrelda, kui täpselt teie meetrid tulid. Võite panna video vahepeal pausile ja selle ülesande läbi teha ja siis jätkame nende mõõtudega edasi. Kui täpselt tulid teie meetrid? Kui me nüüd teisendame selle mõõtkava paberile, näiteks joonisel 1/500 on 1 sentimeeter 5 meetrit. Ehk siis, kui me tahame joonistada midagi, mis on 1 meetri pikkune, siis me saame seda joonistada 0,2 sentimeetrisena. Või kui näiteks praeguse konkursi juures on meil asendiplaani mõõtkavaks 1/200, siis tähendab see seda, et 1 meetrile vastab joonisel 0,5 sentimeetrit. Ehk siis, kui me joonistame näiteks paberile puu, ja teeme selle läbimõõduga 2 sentimeetrit, siis mõõtkavas 1/200 on selle puu võra läbimõõt 4 meetrit, mis on selline täiesti keskmine puu. Aga kui me sama suure ringi joonistame mõõtkavas 1/500, siis see tähendab seda, et see võra on juba 10 meetrit lai, mis tähendab seda, et päriselus on tegemist juba hästi suure puuga. Ja oluline on see sellepärast, et kui te paigutate neid elemente endale plaanile, et te saaksite aru, kui palju te saate neid panna ja mis on see mõõtkava, sest vahest võib juhtuda, et olete mõõtudega natukene mööda pannud ja siis ei vasta see joonis enam tegelikkusele ega anna edasi seda, mida te tahate tegelikult edasi anda. Teine oluline aspekt mõõtude juures on see, kuidas siis ruumi suurus mõjutab nende tajumist. Ka linnaruumis me saame mingit tänavat jaotada väiksemaks ja hubasemaks ruumiks, kui me asetame sinna erinevaid elemente. Ja ruumi tajumist me saamegi kirjeldada läbi oma meelte. Üldiselt jagatakse siis kaugmeelteks ehk nägemine, kuulmine ja haistmine ja lähimeelteks ehk kompamine ja maitsmine. Et kui me räägime sellisest ruumi aspektist, siis me eelkõige kirjeldame seda ikkagist läbi nägemise, sest see moodustab 90% ruumi tajumisest. Aga väga olulised on näiteks kontserdisaalide ja staadionite kujundamisel ka see, kui palju ja kui hästi, kui kaugele me kuuleme ja milline on see tervikkogemus sellest ruumist. Ja järgmise ülesande jaoks olemegi valinud väikese kirjeldava ülesande. Ehk ma paluksin igaühel valida ühe ruumi, mis on teie meelest hea ruum ja kirjeldada seda 4-5 lausega ning valida võimalusel selle kohta ka üks iseloomustav pilt, ükskõik kas siis internetist või teie enda fotokogust. Ja selle ülesande eesmärk on siis teistele tutvustada enda head ruumi ja võrrelda siis omavahel, et mis tulemused välja tulid. Ka siinkohal võite teha väikese pausi videos ja peale seda, kui olete oma tulemused ära võrrelnud, uuesti selle käima panna. Kas panite tähele, kui palju erinevaid kohti välja tuli? Mõnele inimesele meeldivad vaiksemad ja eraldatumad kohad, teisele pigem kärarikkamad ja kesksed kohad. Nüüd, kui te nägite seda, millised on need erinevad head kohad, mis inimestele meeldivad ruumis, siis kindlasti püüdke alati ruumi kavandades ka võtta arvesse neid teisi inimesi, kellele meeldivad teistsugused kohad, et see ruum tuleks võimalikult mitmekesine ja põnev. Head ruumi kavandamist!